kui Blockladder käiks jahil, ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes võileibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid, pikkade küüniste ja giljotiinhammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit. No nii, tervist tennisesõbrad. On rõõmus päev Eesti tennise ajaloos. Anett Kontaveit võitis, kus ta nüüd mängis Rumeenias Klutšis, võitis järjekordse turniiri, sel aastal juba 4. karjääris kokku 5, alistas Simona Halepi kindlalt 6-2, 6-3 ja lunastas pääsme VTA aastalõputurniirile, mis algab 10. novembril Mehhikos Guadalajaras. Mina ei ole seda veel täna hommikul teinud, aga teeme sellise kõik koos võib-olla internetis ühe käigu ära, see on selline nagu hommiku ringutuse asemel, et kirjutame sisse vtatennis.com, võtame siit lahti rankings ja mida me siit näeme? Me näeme, et Anett Kontaveit on 8. edetabeli real. Palju õnne kõigile, kes Eesti tennises tegutsevad. Täna meil siin tennisepaneelis osalevad loomulikult Riho Kallus. Tere! Tere! Toomas Kuum. Tere! Ja Allar Hint. Tere! Enne kui siin juttudega võib-olla edasi lähme, kuulame ära, mida Anett ise pärast eilset võitu pressikonverentsil rääkis. No väga-väga eriline. Ma üritasin terve päeva üritanud mitte mõelda selle peale, kui palju seal mängul kaalul on ja keskenduda selle peale, mida ma täna siia tegema tulin ja ma arvan, et üldiselt mängus ma suutsin seda teha küllaltki hästi, et ma kindlasti olen väga uhke selle üle ja selle pingutuse üle niimoodi ühel turniirilt teisele põhimõtteliselt USAst otse Moskvasse, Moskvast siia, et ega see lihtne ei olnud, aga see pingutus on olnud seda väärt. Ma mõtlesin, et ma olen kannatlik, aga agressiivne ja et ma löön julgelt, aga ma ei löö liiga palju, et mul oli ma mõtlesin nende asjade peale, mida ma tegema pean ja kindlasti selle eesmärgiga ma siia tulin ja see mõte mul või see nii-öelda eesmärk mul oli lõpuni. Ütle kuivõrd sa unistasid selle maailma edetabeli esikümnesse pääsust? Ma arvan, et see on olnud mu eesmärk sellest alates, kui ma jõudsin, ma ei tea, kas 100 sisse. Kui ma hakkasin mängima tennist, ma ei arvanud selline asi isegi nagu võimalik on või ma ei julgenud unistada nii suurelt, aga kui ma jõudsin 20 hulka, siis minu eesmärk oli 10 hulka jõuda, et põhimõtteliselt see on see, mille poole ma olen terve oma karjäär püüelnud. Kui raske see teekond on olnud sulle sinna esikümne sekka? Eks ma arvan, et inimeste sellised need tennise teekonnad ongi väga erinevad, et kes jõuab sinna kohe kiiresti, kellel läheb aega. Ma arvan, et ma olen ka mänginud need aastad väga head tennist olles 14 ja 30 vahel, et selles mõttes stabiilselt aastaid järjest olla seal maailma tipus. Ma arvan, et ei ole ka halb saavutus, aga muidugi see ei ole top 10, et eks need viimased kuud on olnud uskumatult edukad ja ma olen tõesti mängimist nautin, ma arvan, mille üle mul on isegi kõige rohkem hea meel ja eks see muidugi, ma ei kujuta ette, kes ütleks, et see teekond oleks lihtne. Ma mõtlesin selle peale ühe sõbraga rääkides ja ma arvan, et ma sean need uued eesmärgid siis, kui see aasta läbi on, et siis praegu on kõik nii kiiresti, nii järjest käinud, et selliseid asju ei ole jõudnud veel läbi mõelda, aga kindlasti nüüd, kui üks asi on saavutatud, siis ma kindlasti tahan rohkem ja veel paremini, et selles mõttes kindlasti tuleb uued eesmärgid seada, ma lihtsalt ei ole neid veel konkreetselt läbi mõelnud.
No nii, sellised olid siis Aneti enda mõtted. Nagu te aru saite, siis viimane küsimus puudutas seda, et nüüd, kus sul see üks suur eesmärk on täidetud, siis kuhu edasi võiks küsida ja Anet siis kenasti vastas. No Riho, sina seda matši eile kommenteerisid Michel Lehtmetsa ja Toomas Leiusega. Sa ütlesid, et sul oli usku, et see nii läheb. Ega vist kordagi kahtlust mängu jooksul küll ei saanud tekkida? No oli usku küll jah, aga eks ma teadsin ka ja mõtlesin ju selle peale, kui palju on Anetil vahel selles matšis ja kas ta ikka sai öösel piisavalt magada ja ööund üldse, et teades, millised võimalused tal on. Me ju siin mõned nädalad tagasi teoreetiliselt hakkasin mõtlema, et mingi õhkõrn teoreetiline võimalus üldse on sinna aastalõppu finaalturniirile jõuda, aga nüüd ta oligi selle viimase mängu lävel, et kuivõrd ta suudab need mõtted kuskile mujale jätta ja keskenduda mängule, aga see oli taaskord minu jaoks täiesti uskumatu, et isegi kui seal tekkisid üksikud momendid, no teine sett oli näha, et Simona Halep hakkas juurde vajutama ja seal hakkasid päris rasked pallivahetused tekkima, siis Anett võttis väikese keskendumise pausi ja pani edasi ja nii see lõppes, et see oli midagi täiesti sellist, et mida ma ei oleks julgenud küll oodata, et see veel nii lihtsalt võib tulla. No tegelikult hämmastav on ju see, et Anett läkski sinna turniirile ainult selle mõttega, et kvalifitseeruda aastalõputurniirile. Et ma lähen võtan selle turniiri võidu ära ja ma võtangi. Toomas, mahub see sulle kuidagi pähe? Tegelikult Riho ütles väga olulised momendid ära, et ega tõenäoliselt see teatav pinge, mis võis teoreetiliselt olla, tundub, et seda isegi väga ei olnud või siis ta suutis seda väga hästi varjata ja mängis oma praktiliselt ka parimat tennist juba turniiri alguses tegelikult, sest et sul on see mõte peas. Ta muidugi varumängijana oli tal koht olemas, aga ja tegelikult vist kohustus, Allar teab neid reegleid paremini, kohal olla Mehhikos. Et põhimõtteliselt mul ei ole midagi muud juurde lisada, kui räägime konkreetselt viimasest turniirist, mida Riho ära mainis, et ma kõige rohkem nii-öelda enda sisemuses pelgasin seda momenti just, et mitte üle mõelda ja vastane ka selline ikkagi väga võitluslik mängija. Just see teine set, mis oli näha, et Halep ikkagi kodupubliku ees püüdis hoida hammastega kinni igast võimalusest, aga pole võimalik, kui sul vastase tempo on nii kõva. Anetil oli kogu aeg, mul tundub, et oli veel väike niisugune üks käik veel juurde lisada ja seda, et ta oli väga hästi psühholoogiliselt valmis selleks mänguks, näitas ka see, et kui tulid mõned eksimused sisse, paratamatult, kui sa mängid agressiivset mängu ja ka see teises setis, kui läks pingelisemaks, et mitte midagi, ta tuli väike out, siis sellele järgnes jälle 2 joont ja polnud nagu midagi. Et uskumatu tegelikult. Riho, kas te enne mängu koefitsiente vaatasite, oli Anett soosik või mitte? Anett oli väike soosik, aga ma tahtsin veel lisada siia seda, et ma mäletan eile teise seti keskel, Toomas Leius on ka alati ütleb, et teise seti keskel see mäng hakkab tihti peale ja me vahetasime pilke üksteisega, kui oli see game, kui Anett oli 40-0 ees oma servigame'il ja tuli 40 tasa, siis me Toomasega vaatasime üksteise otsa ja saime aru mõlemad, et nüüd on see koht, et mis siin saama hakkab. Ja Anett sai selle game'i kätte, et see oli võib-olla üks selline võtmekoht, kus Halep juba hakkas sealt juurde vajutama, aga Anett lõpetas selle game'i väga ilusalt ja sai sealt ikkagi minema nii-öelda ja siis oligi seis vist 5-2 juba teises setis. Ma hakkasin peale mängu Halepi pressikonverentsi ajal mõtlema, et kas me Halepit võib-olla enne matši liiga üle ei haipinud, teda liiga suureks favoriidiks ei pidanud, ennustasime, et Anetil saab ikka väga raske olema, et ei tea, kas üldse sealt võidu välja võtab, sest vaadake, milline aasta on Halepil olnud. Ta on ju üks vigastus ajab teist taga ja parim tulemus on Stuttgardi turniiri poolfinaal. Ta oli maru õnnelik, et ta üldse finaali jõudis. Jah, tõsi, et see oli ju Halepi nii-öelda esimene finaal sellel aastal. Ja siia juurde lisada Stuttgardi poolfinaal, et see aasta ei ole talle väga, väga lihtne olnud ja ta tõesti oli ise ka õnnelik, et ma arvan, et ta ei oodanudki sealt võib-olla midagi nagu rohkemat või selles kontekst läks ka sinna mängima sellist nagu toredat ja mõnusat mängu, et üle pika jälle finaalis ja kodupubliku ees ka, et see oli, need on võib-olla need plussid, mis tegelikult olid Halepil nagu tagataskust võtta, aga kindlasti jällegi teistpidi sa pead olema
ma arvan, mänginud seal ja olema neid, ütleme, omama sellist kogemust ka läbi aasta, et sa oled pidevalt ikkagi seal lähedal nii-öelda või selle tipu lähedal, et jällegi niipidi vaadates, ma arvan, Halepil ei olnud lihtne mängida sellises hoos Aneti vastu, nagu Anet täna on. Ma lisaksin veel nii palju, et üks moment on, et kuigi mitte kõige õnnestunum hooaeg loomulikult, aga sellise ikkagi klassiga mängija nii-öelda tahabki võib-olla veel eriti hooaja lõpus mõne sellise hea punkti panna, mis talle annab nagu hea stardipositsiooni järgmiseks aastaks. Kui me vaatame nüüd edetabelile otsa, siis öelge ausalt, suvel, kui Anett oli seal 30. koha kandis, oskas keegi arvata, et me lõpetame aasta top 10? No mina pean ausalt öeldes tunnistama, et ma olin päris mures nagu, et oli ju viimane matš, mille Anett võitis, oli ju Wimbledonis. Ja pärast seda oli ju 5 matši vist järjest. Jah, 5 matši järjest olid kaotused, oli see olümpiamängud veel vahele ja siis oli veel pikk paus ja siis oligi Clevelandi turniir. Et selline, absoluutselt mitte selline ideaalne hooaja keskpaik, et ei osanud küll oodata, et selline tõus võiks siia järgneda. Teile? Ja kui ei oleks mul panuseid küsinud just enam-vähem sel perioodil, mida Riho mainis, siis ütleme, oleks väga kaua mõelnud. Aga fakt on see, et sisemuses ma usun, me kõik siin, kes oleme stuudios, et ikkagi uskusime, et ehk see on selline ajutine moment, sest iseenesest ega tennises selliseid mängijaid, kes ma ei tea, 5, 6 või 10 aasta jooksul, et on kogu aeg kõik läheb, me siin ei maini seda suurt kolmikut meeste seas, kuigi seal on neil ka olnud aeg-ajalt karjääri jooksul sellised võib-olla vigastuste tõttu eelkõige mõõnaperioodid, et seda tuleb ette. Seal on see küsimus, kuidas saab mängija hakkama sellise just selle nii-öelda halva perioodi, kuidas ta seda motivatsiooni uuesti leida. Ja kindlasti siin tõenäoliselt me räägime ka treeneri vahetusest, et ma usun, siin on ka selles mõttes just see on mentaalne pool väga oluline, et see vahetus oli täpselt sellel õigel hetkel, võib-olla isegi natuke lüksanud varem olema, kes teab. Eks me kõik ju teadsime, et Anett on selleks võimelised ja ootasime seda hetke, et millal ta avaneb. Aja küsimus ainult. See oli ainult aja küsimus, aga eks see ongi, mängijatel on teatud võib-olla sellised momentumid ka, et ma lihtsalt tootsin lõunanaabrid Lätlased, Ostapenko, eks ole, tõmbas sinna Grand Slami võidu ja see oli tema momentum, eks ole, ja võib-olla siit meeste tennisest ma alati imestan seda Karatšev, eks, et kus ta järsku mitte kuskilt, eks ole, mängis poolfinaalis Grand Slamil ja püsib seal, eks ole, et ta ei ole nagu kuhugi ära kukkunud ja veel Janovitš, ma mäletan, olid mängijad, kes nagu järsku kuskilt nagu tulevad ja siis nad seal on ja ma arvan, et selline heade asjade kokkulangemine ka Aneti puhul oligi nii-öelda tema selline, mis siis käivitas ta ja andis talle selle hoo, et ega see mäng on ju temas olemas olnud kogu aeg, aga täna ta lihtsalt suudab mängida mängust mängu ja mängu algust mängu lõpuni, et ma loodan, et see selline laine kõrgus nagu jätkub. No, üks asi, mida mina väga kartsin, kui vaadata nagu natuke tagasi ka Aneti karjääri peale, siis just need turniirid, kus tal on õnnestunud sügavale mängida finaali välja ja tihtipeale ikkagi me näeme seda, et turniiri lõpus mingit sorti vigastus või mingit sorti mure on. Ja ma kogu mõtlesin seda, et nüüd see Rumeenia turniir ka siia otsa, et üks hetk see lihtsalt füüsiliselt keha ei pea vastu. Aga minust viimane kord, kui Anett oli üldse teibitud, äkki oligi Clevelandis. Pole kordagi näinud, et oleks midagi kuskilt kinni seotud olnud või oleks ta medical pausi võtnud, et see on täiesti uskumatu minu jaoks. Ma usun, et siin on ka tiimitöö hästi oluline, et tegelikult ta ju rõhutas isegi Rumeenia turniiri puhul just eraldi füsioterapeute koha peal, et kui sa ka kogu aeg jälgida, sa tunnetad see keha tunnetamine on ka siin hästi oluline. Et just, et ühel turniiril oli vajadus, andis loobumise, tõenäoliselt oleks ta tolle vastase võitnud, isegi selle väsimuse pealt, aga mis ta sellega oleks saavutanud, et tegelikult väga nagu taktikaliselt või planeeritud oli väga hästi, et mis hetkel võtta natuke puhkust, kes teab, võib-olla Rumeenia turniir võib-olla algsetes plaanides näiteks võib-olla ei olnud, aga kuna siin oli see nii-öelda story oli selline, et oleks imelik olnud, kui poleks sinna mängima läinud.
et hoiame pöialt ja eks kui hästi ka planeerivad ja keha tunnetab ja kui ka mingi häda kunagi ka tuleb, siis on oluline see õigel hetkel sellele jaole saada. Peaasi, et midagi tõsisemat ei tule ja tundub praegu, et ta on nagu valmis kehaliselt ka väga hästi. No neid teekondi, nagu Anett ütles, et sinna top 10-sse on erinevaid, aga see kellelegi lihtne ei ole. Sa, Aller, mainisid siin Ostapenkot. No Ostapenkoga ja veel ühe neiuga seoses tundub, et Grand Slami võitmine on niisugune mürgine tegevus, et ei tasu võita. Vaadake, mis juhtus Emma Raducanuga pärast Grand Slami võitu, et keegi ei tunne teda nagu enam äragi. Mõni ei ütleks, ma arvan, et see Grand Slami võitmine on tegelikult päris äge sündmus. Aga loomulikult ma arvan, teatud mängijatel võib-olla tuleb nagu selle eest ka lõivu natukene maksta, vähemalt mingi periood pärast, et aga noh, kui sa ise oled selleks valmis ja tead, mille nimel sa töötad ja see on su eesmärk, siis ma arvan, et see ühe Grand Slami võitmine ei ole nii-öelda ainuke eesmärk, vaid sa tahad neid võita pärast veel ja veel ja veel, et ma noh, jah, loomulikult on neid näiteid, aga ma julgen ka öelda, et neid teistpidiseid näiteid on oluliselt rohkem jällegi. Et ei, Grand Slam on äge, mis sa ajad? Ei, sellega ma olen ka Alleriga nõus. Siin on üks moment, et läbi tennisajal on sageli olnud, et kui väga noorelt, on muidugi ka vastupidiseid näiteid, aga ütleme väga palju mängijad, no, kes on muidugi saavutuste jada on suur, aga kes ei ole nagu pika karjääri teinud. No küll Jennifer Capriati tuli korra tagasi, aga et kui sa väga noorena võidad, siis on su tähelepanu on su vastu nii suur. Selline tähepaiste, et mingil määral on ju ka Naomi Osaka, mulle tundub, et natuke, okei, tal on tõesti need saavutuste rida on juba praeguseks väga veenev või märkimisväärne, aga seal võib kippuda natukene see pea võib-olla ka sassi minema. Nii et selge, su elu muutub, et seal ei ole nagu selle vastu ei ole midagi teha, aga sa peadki hakkama saama sellega, samamoodi nagu väljaku peal iseendaga. No hea näide on ju, kui vanalt võitis oma viimase Grand Slami Martina Hingis. Kas ta oli 19 või? No ikka väga... Hakkas vist 15 aastaselt oli. Ja võitis mitu Grand Slami, aga oma viimane oli teismelisena, võitis oma viimase Grand Slami ja oligi kõik. Aga mina julgeks ka öelda, et Emma Raducanuga ei ole midagi katki, et Emma Raducanuga on kõik hästi, ta on väga, väga hea tennisemängija, saab väga hästi hakkama ja andke talle ainult aega, et ta on väga ju selline ka tema nii-öelda seda tarkust on ka väga palju rõhutatud, et on vist väga intelligentne mängija, ma mõtlen, et just siin pidi olema ka matemaatikas väga kõva käpp, et kes teab, aga eks seal on vanus selline, et me võime veel kõike näha. Aga milline on olnud Aneti teekond top 10-sse? Tundub, et selline tasa ja targu, aga samas ikka väike lõpusport nüüd siia ka otsa viimastel kuudel. Kas see on ideaalvariant? Ma ütleksin, et see võib-olla ei olegi nii tasa ja targu olnud, et ta on ikkagi suhteliselt kiiresti jõudis nii-öelda naiste paremikku. Ja ütleme jah, võib-olla top 10-sse on natuke nagu nii-öelda kogemust vaja nagu läinud seal või aastad, mis on läinud, et kogemust saada selle peal, kuid ikkagi nii-öelda sellelt turniiri tasemelt, kus me siin täna ütleme, või täna algab Aabneeme turniir naiste 25 või 15 000, ta ikkagi pääses suhteliselt kiiresti läbi, et ma julgen siin võib-olla aasta või midagi niimoodi, mis on ikkagi lühike aeg, vaadates, kus mängijad pusivad seal peal ja üritavad nii-öelda järgmisele tasemele minna, aga eks see on, ütlus on, et iga asi tuleb omal ajal ja täna on ikkagi väga selgelt Aneti aeg. Ma lihtsalt korra veel täiendan, et just hea näite tõi Allar, et väga paljud mängijad ka, kes on juunioride klassis hästi kõrgel, nad jäävadki sinna ITF-i turniiri tasemele toppama. Vaata, et enamus isegi. No tinglikult me tegelikult võime ju Anetist rääkida, kui maailma 7. rääkitis paari nädala pärast, et siin Twitteris on juba sõna võtnud sellised skeptikud, kes me teame, et VTA turniirisüsteem või turniiri tabelisüsteem on selline, et võid sinna päris tippu päris esimeseks tõusta ka siis, kui sul ei ole ühtegi slammi võitu ette näidata. Kuidas te suhtute, kas maailma 7. reketil peaks olema slammi võit ette näidata või mitte? Anetil on veerandfinaal. 1. Me teame siin maailma esimesi reketit, kellel ei ole slammi võitu ette näidata ja see on küll teema olnud
millest on räägitud, aga ei, no miks peaks? Naistel on jah see päris mitu mängijat olnud, meestel, kui ma nüüd ei eksi, Tšiili tennisist Marcelo Rios on olnud niimoodi maailmaisi reket, kes on suure slam'i finaalis olnud, teda kimbutasid vigastused. Ma ei tea, et 7. reket peaks olema kohustus võita suure slam'i turniiri. Aga kui sa võidad, näiteks ei võida suure slam'i turniiri, aga võidad näiteks 10 turniiri, no spekuleerime. Mis siis on halb hooaeg siis või? Või rääkimata Anetist, kes on küll 4 turniiri. Kui ma nüüd ei eksi, vist on see aasta sama palju turniiri võitnud vist ainult Ashley Barty vist, jah? Barty 4 VTA turniiri pluss siis 1 lämm. Ikkagi pluss 1 lämm, aga jah, Anet on vist selles mõttes turniiri võitude arvult on ju kas teine lausa. No Anet möödus siis turniiri võitude arvult karjääriturniiri võitude arvult Kaia Kanepist. Ma teen siin selle tänamatu töö ja tennisefännina mul ei saaks olla rohkem kama, kumb neist on läbi aegade parim Eesti tennisefänn, aga ajakirjanikuna ma teeks oma tööd kehvasti, kui ma seda küsimust kas või õhku ei viskaks, et kui me nüüd paneme Aneti ja Kaia CV-d lauale nii-öelda nagu tinglikult 2 kaardipakis, siis kumb linnade põletamises peale ikkagi jääks, kas 6 slam'i veerandfinaali, 4 turniirivõitu, maailma 15. või maailma 7. 5 turniirivõidu ja 1 veerandfinaaliga. Sul on esimene. Lükkame sinule selle palli esimesena. Eks ju hakkame peale, et mis kriteeriume sa kõigepealt siin üldse nii-öelda võtta aluseks, et ma arvan, faktid on väga selged. Punkt 1, Anett on olnud kõige kõrgem edetabeli kohaga eestlane, mis selgelt paneb nii-öelda või seab Anetti kõrgemale. Jah, Grand Slami tiitleid siis, aga ütleme siis veerandfinaali kohti on täna Kaial rohkem ja ma arvan tegelikult niimoodi, et Anetti kindlasti ei rahulda see, et ta täna on maailma 7. omades ainult 1 veerandfinaali kohta. Et ta kindlasti on tema soov ja unelm ja ta teeb kõik selleks, et lüüa üle see punkt 1 veerandfinaali koht, jõuda võimalikult palju sinna teise nädalasse. Et võib-olla õigem on ikkagi rääkida, kumb neist siis nagu parem on olnud võib-olla sellise, ma ei tea, 10 aasta pärast, et vaadata üle siis, mis on ühe või teise sellised head tulemused olnud, et siin ongi ühte või raske eelistada ühte teisel, et ma arvan, et jõuda veerandfinaali Grand Slamil on midagi erilist ja seda ka Anett teab täna ja kui siin ennem oli teema, et kas edetabeli 7. peaks olema ilma Grand Slami võiduta, ei tea, ütleme nii, et täna see on nii, aga kui Anett selle aasta lõpetab, siis kindlasti on üks tema unelm võita Grand Slam või vähemalt mängida seal finaalis ja jõuda võimalikult kõrgele, ja selle küsimusele ma jätan siis vastamise pooleli ja ütlen 10 aasta pärast, kumb neist parem on. Toomas, tennise ajaloolasena? No ma olen põhimõtteliselt Allariga nõus ja teine asi on see, et ju karjäär, tavaliselt mängivad kuni 32 on tavaliselt veel selline, kus näidatakse väga häid tulemusi, on ka muidugi erandeid, et selles mõttes Anetil on veel kõvasti aega veel tulemusi parandada, Kaia ka tegelikult, karjääri pole veel ikkagi lõpetanud, et ma ka natuke ootaksin sellega ja ma usun, et tennisistid ise, nimed, keda me mainisime, vaevalt, et väga mõtlevad tegelikult selle peale ja kui me üldse seda listi teeme, siis me räägime ju nagu naiste seas, et kes on kõigi aegade parim, aga ma saan aru, et ajakirjandust see teema muidugi väga huvitav alati. Ka aasta sportlase teemaga ma täna... selles me räägime ka natukene. Ja seal on võib-olla veel üks nüanss, mida võib omavahel võrrelda, on siis need VTA tiitlid, et kui nüüd Anett möödus Kaiast ja tal on 5 VTA tiitlit, siis Anetil on siis 2 VTA 500 tiitlit, Ostrava ja Kremlin Cup. Kaia puhul siis võib tuua paralleeli siis Brisbane'i turniiriga, mis on siis nii-öelda
vanasti oli Premium Mandatory vist oli 500, eks ju, et noh, see on nagu 500, VTA 500, et Kaial on siis nagu üks selline tiitel, teised on siis väiksemad VTA 250 tiitlid. Aga ma ei vasta sellele küsimusele. Okei, laseme neil natukene veel pusida oma vahel. Kunagi, kui mõlemad on karjääri lõpetanud, tuleme selle küsimuse juurde võib-olla tagasi. Või siis, kui Anett möödub ka slämmi võitude arvestuses või slämmi veerandfinaalide arvestuses Kaiast, siis pole enam ju mingit küsimust, aga räägime nüüd Mehhikost, kuhu Anett peagi teel on, põikab korraks kodust läbi, siis tuleb minna Guadalajarasse, mis asub siis 1500 meetri kõrgusel merepinnast ja jälle õue kõva väljakule vastased, üks nimekam kui teine, Arina Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbine Muguruza ja Paula Badosa. No julgeb keegi panna näpu mõne mängi peale, et kellest Anett kindlasti praegu jagu ei peaks saama? Ma ei näe sellist. Nõus, täiesti. Jah, mina võib-olla lihtsalt tooks, me Toomas Leiusega arutasime ka, et kes võib-olla on kõige ebameeldivamad vastased Anetti jaoks nendest 7 ja me jõudsime selliste nimedeni nagu Paula Badosa, võib-olla ka Maria Sakkari ja Arina Sabalenka. Praegusel hetkel, aga... Svantekit sa ei paneks siia poti? No võib-olla kõvalkatel nii ei paneks, nii väga ei paneks, aga jah, kindlasti keegi ei ole sealt mugav vastane. Aga need olid võib-olla 3 nime, kelle me oleksime pannud nagu top 3. Aga vaadates, kuidas Anett täna mängib, siis ma ütleks, et nende 7 jaoks on Anett Kontaveit kõige ebamugavam vastane kindlasti. Et jah. Ma ütleme nüüd tõesti, et ka siin see ennustamine on sellel turniiril täiesti ma ei oska öelda, ma ei ennustaks midagi, aga ma tahan öelda seda, et mis võib mõjutada mängu on just samad olud. 1500 meetrit üle merepinna, õues mängimine, me ei tea ju, kui tuuline näiteks ilm on konkreetsel mängupäeval. Teine asi, palli omadused, Allar, ma usun, võib-olla oskab siin isegi paremini öelda, et ka palli lennuomadused tõenäoliselt on seal natuke teistsugused. Ja nad peaks mängima selle kõrgmäestiku palliga ka, mis on natuke raskem, aga ma arvan, et see väga palju tegelikult ei ole erinev tavapallist, et seal on see palli lennu nii-öelda kiirus ja millal see pall maandub on ikka oluliselt erinev sellest, mis nad on nii-öelda tava või 0 meetri peal mängid, või paarisaja meetri peal, et see on suur erinevus. Ja võib-olla need ongi need kui mõelda, mis on nagu väljakutsed, et päris huvitav oleks, et vaata, Anett on mänginud Mehhikos, ta on mänginud mitmel turniiril. Ma ei tea, kuidas ta tulemused, kuidas talle on nagu sobinud see ja kuidas ta on harjunud sellega, et kindlasti on seal treeningpäevad ees ja kõik see lend, ajavahed, harjumine kõrgmäestikuga. Ta mängis minu arust üsna noorelt Mehhikos. Jah, seal tavaliselt on vist noorte turniirid on enne US Openit on Mehhikos. Aga ma julgen väita, et ta on veel vahepeal mänginud vähemalt korra, aga võib-olla mitte. Nii, leidsin esimese Meksiko turniiri aastast 2016 isegi ja Acapulco ja kuidas ta seal läks... Acapulco ei ole nii kõrgel. Veebruarikuus see toimus ja kaotas esimese ringis Johanna Kontale. Jah, ega see ei ütle mitte midagi, et see... Aga see on see harjumise asi ja kuidas keegi ja ma arvan, kuidas ta nagu suudab selle energiaga sinna nii-öelda 2 nädala või nädala aja peale üle kanda, et seda on kõigil hea näha. Aga nendest praegustest osalejatest, kas me saame öelda, et kellelegi võiks 1500 meetrit võib-olla isegi meeldida, kellelegi paremini sobida? Ma ei tea, hispaanlased saavad rohkem mägedes harjutada või? Ma ei tea, võib-olla tõesti, kui sa niimoodi ütled, võib-olla see Badosa mingis kontekstis nagu see mäng võib-olla sobib sinna rohkem või samas miks mitte ka Krejcikova, aga kes siis ei ole võib-olla nii otse sirgjoonelised lööjad, aga seesama Krejcikova on suur küsimärk, et kui ta on taktik. Kui ta on veel kirjas praegu Fed Cupi turniiril, mis on nüüd sel nädalal, kui ta on veel paarismängu Mastersil, et seal võib väga vabalt olla mingi moment, kus on vaja teha otsus, millele keskenduda, et tõenäoliselt Siniakovaga ikkagi tahavad kindlasti Mastersit paarismängus võita ka.
et seal ei tea, seal võib kõike juhtuda ja teame ju, et Muguruzal on täna seljavigastusega oli probleeme, oli ju On Chabeur tegelikult võib vabalt veel sealt sisse saada ja on väga ebamugav vastane. Väga ohtlik vastane, aga on küünanoki vigastusega, nii et sealt teine alternate on siis Pavlyuchenkova minu andmetel. Et eks ta lahtine on see kogu teema veel, et eks lõpus ole näha, et kes seal üldse tabelisse loositakse ja kes suudavad oma alagrupi turniiri lõpuni mängida seal ja kui suudavad ja siis on näha, et kes kellele vastu tuleb. Ja kes ikkagi paremini nende tingimustega harjub, et võib-olla seal esimestel päevadel tuleb väga rahulikult võtta, jooksmise asemel tuleb jalutada ja nii edasi, et inimene üldse harjub see organism, et võib-olla mõne organism ei harjugi ära, hakkab hoopis vastupidiselt tööle ja on väga raske mängida seda turniiri. Aga saab keegi aru, miks see turniir üldse Mehhikosse veidi? Miks mitte Euroopa? See pidi vist olema ju Shenzhenis, Hiinas. Ja see on kuni aastani 2030 oli vist Shenzhenis. Ja siis viime hoopis teisele poole maa. Ei, hiinlased ei saanud korraldada lihtsalt. Tänases COVID olukorras hiinlased ei olnud lihtsalt võimelised korraldama seda ja ma arvan, et sellist turniiri ongi nii, et kes on valmis väga lühikese etteteatamisaega võtma selle. Järgmine aasta teeme meie. Riho on ju näidanud, mida lühikese etteteatamisaega. Ja, muidugi, järgmine aasta teeme meie selle. Aga väga hea eelvaate on muidugi teinud Ants Põldo ja tennisnetis juba ära. Või tegelikult selle Toomas sina või? Ei, Ants on siin ikka. Selle tegi Ants ikka, jah. Ja juba on siis ka teada põhimõtteliselt teoreetiliselt ka alagrupi koosseis, on siin 50-50 küsimärgid, aga paneme enda unelmate alagruppi võib-olla kokku esimesest loosipotist Sabalenka või Krejcikova? No ikka Krejcikova. Miks? No Sabalenka on ikkagi nii võimas ja võib-olla just Aneti tempo, kui me räägime tema mängutempos, siis ega Sabalenkal ka see löök on selline väga kiire just, et kuidas kelle nii-öelda just ongi, ma arvan, seal selles mängus oleks kelle mängutempo nagu peale jääks. Eelkõige Krejcikova muidugi, nagu ma enne mainisin, on hea taktik kindlasti, aga kas see, just see väljakukate ja kui teda ikkagi panna surve alla ja äralöökidel võimalikult vähem vigu teha, siis ikkagi parem vastane. Nii, selle panin paika. Pliskova või Sakkari teisest potist? Jah, kui võtta viimast nende vahelist kohtumist, siis justkui psühholoogiline see mingi see sein, mis oli võib-olla mingil määral Anetil ees, et see on kadunud. Aga Pliskova on jälle sirgjoonelise mängija, pikakasvaline mängija, on küll hea ulatusega, aga ei ole võib-olla kõige osavam liikuja. Raske öelda, seal võib muidugi servi moment väga mängida rolli, et kui Pliskova on hea päev. Ma ikkagi, siin on nagu suhteliselt 50-50, aga mulle millegipärast tundub, et võib isegi Pliskova olla mugavam. Praeguses seisus võib-olla, kui üldse vaadata neid tänaseid tippe, siis on tegelikult seal 3 nime, keda Anett ei ole alistanud, need ongi Sabalenka, Pliskova ja Osaka. Osaka käest on ta loobumisvõidu ainult saanud. No, nälg on suurem. Nälg on nagu võib-olla suurem, jah, aga neid vastased ei ole Anett alistanud, kõik ülejäänud ta on võitnud. Oota, aga miks sa Osaka siia panid? Osaka ei lähe ju. Ei, ma lihtsalt räägin, et keda tippudest Anett ei ole võitnud. Nii, 3. pott, Anett ise 4. Švantek või Muguruza? See on lihtne. Vaatame viimast mängu. Muguruza ikka pigem, mina arvan ka, et pigem Muguruza, et eriti kui sa viitasid, et tal on seal nii-öelda probleeme oma kehaga ja siis lisaks sellele, et jälle see, ma rõhutan, et just see liikumine ja kuidagi tundub, et kui Anett suudab kõva tempot hoida, siis väga tähtsaks muutub see, et kui hästi liigub vastane platsil. Mida rohkem ta saab palle tagasi, seda suurem tõenäosus alati, et sa ei suuda punkti lõpuni võidukat viia. See eksimuse tõenäosus suureneb. No Halep peeti ka päris heaks liikujaks. No Halep oli ka eile väga jalad olid ristis. No ka eile oli väga hea liikuja. Ei saa öelda, jalad olid ristis küll, sellepärast olid ristis, et vastane lihtsalt mängis niivõrd kiiret ja täpset tennist, aga liikus väga hästi eile. Halepi liikumise kohta ei midagi öelda halba eile. Väga kõvad pallivahetused olid seal. No Aneti füüsisest rääkises siis täiesti nagu müstika, kuidas ta need mängukoormus on olnud ju meeletu, et viimasest 28 matšist 26 võiduseeria on 10 matši, siseturniiridel 15 lausa ja viimasest 7 turniirist on võitnud 4.
Ja kas ta need mõlemad 2 mängu igal juhul, ma tean, et ta mängis ju Sviatekiga otsustavas, kas on Šabööriga oli ka otsustavas või? Need, mis ta kaotas, ma mõtlen. Šabööriga oli vist ikkagi otsustav. Oli ka otsustav, nii et ta mõlemad matšid, mis ta kaotas, olid otsustavas setis veel. Et nendes mängudes ta võitis ka seti. Et naljakas hetk oli eile pressikonverentsil, kui Ville Ariki küsis, et kuidas sa tunned ennast praegu füüsiliselt, kui peaks järgmine nädal veel ühe turniiri mängima, et kas kas oleksid valmis, siis või kas peaks veel mängima turniiri, siis Anett küsis, et oleneb, mille peale mängime. Ja ta mõtles selle tõsiselt, et oleks valmis, kui oleks mille peale mängida. Ja, aga see ongi ju selline, Anett on ju heas mõttes nagu mängur, et talle on vaja kogu aeg sellist väikest mingit sellist boonust või asja, mille peale mängida. Pokkeri laua taha Anetiga ei maksaks nagu istuda vist. Ei ole sattunud, ei oska ka öelda, aga niimoodi peale vaadates võib-olla ei tasuks jah, et tennisistid muidu see on päris head pokkerimängijad üldiselt. Arvata võib, jah. Nad oskavad ju varjata oma emotsioone. Aga me peame ikkagi puudutama Dmitri Tursunovi personaalküsimust ka, et esiteks küsiks, et kui teisel pool lauda istuks Dmitri Tursunov, siis et kus sa varem olid, ja teiseks, et ega sa juhuslikult mingi pendlimees ei ole, et see tundub lihtsalt nagu müstiline. Sabalenkaga oli vist varem või? Jaa, ei ta päris nii-öelda, kus ta varem oli, seda ei saa öelda ja seal oli veel vist üks mängija, ei tule praegu kohe nimi meelde kahjuks. Et selles mõttes, mitte nüüd, et ta pendliga nüüd ringi käiks, aga tundub, et väga hea psühholoog, mis on nagu plussiks, mina arvan selline nüanss, et ta ise on ju praegu kindlasti sellises mänguvormis, nad saavad ise mängida, sa ei pea kogu aeg sparringut otsima. Ja nagu ta on rõhutanud, et selline... Aga kas see Dracula ei ongi sparringtel või? Jah, ma just vaatasin jah, et no ja võib-olla tal Transilvaanias ju mängiti. Aga just see mängulisus, võib-olla teatud selline huumori pool, et see mängib ka siin väga palju rolli ja just kui me siin korra võib-olla treeneril veel peatume, siis ma juba ütlen ette ära, et praegu ta on näidanud, et just see, mis me rääkisime, et ta Anetil on sees olnud kogu aeg. Nüüd tema tõi need momendid välja ja ikkagi ma toon selle mängutempo hästi nagu olulise nüansina, et mängi veel julgemini, tõrju teravamalt, nii-öelda, kui sa survestad vastast tempoga ja ka positsiooniliselt, aga lisaks veel see, et kui see tempo on kõva, sa võid ka keskele suhteliselt lüüa, kui on löögi pikkus piisav, vastane on ikka surve all, siis jääb sul endal tõesti aega oma positsioon võtta, sa nagu võidad ise endale aega rohkem. Et tõesti ka eilses mängus oli näha, et tema on tagajoone juures, kui mitte isegi väljaku sees, saab sooritada oma lööke. Vastan on paar meetrit tagapool. Tal on kogu aeg nagu see tempo eelis on, ta saab dikteerida mängu, ütleme seda joonist. Nii et need momendid on välja toodud ja mulle tundub, et kuidagi nagu see mõtlemine platsil on ka paigas täiesti. Nagu rumalaid otsuseid ka üldse ei näe. Mis paratamatult võib-olla mingis pinge olukorras igal mängijal võib ette tulla. Et see pool on, jätab ikka väga hea mulje. Mulle jäi kõrva, kellega ta seal poolfinaalis Petersoniga, et pärast võib-olla natukene ettevaatlikult mängu algust, ta ütles pärast pressikonverentsilt, ma sain aru, et lühikeselt punktide õpetamine ei tööta, natukene pikemalt ja muutsin mänguplaani ja oligi tulemus 6-3, 6-2, et ta on võimeline mängu keskel tegema mingi nipsu. Jah, nii-öelda analüüsima mängu, aga ma toon veel ikkagi servi momendi. Et sul võib-olla isegi ässasid arvuliselt, võib-olla vähem praegu, kui võib-olla siin veel, ma ei tea, näiteks võib aasta algus mõnel tuli. Tähtis on, et serv toob punkti. Et vastane ei saa agressiivselt tõrjuda. Et need momendid on isegi olulised ja muidugi me oleme kogu aeg ka Riho reportaažis rõhub hästi palju sellele, mis on õige muidugi ka, et esimese servi õnnestumise protsent. Aga praegu on olnud mängudes ka, kui tal on see protsent madalam olnud, suudab mängida, et see on ka väga hea, et ainult ei, et ütleme, on mängijaid, muideks just Pärnu Buff Openil ju meestel soomlane Niklas Salminen. Kui tal ikkagi esimese servi protsent oli madal, tema mäng baseerus servil hästi palju, kohe oli hädas. Kaia ka. Ja tegelikult ka, jah. Et meie noormängija Mark Lajal tegelikult, kes servis ka hästi seal matšpallidelt kaotas, me küll nüüd hüppame nagu teemalt mujal, aga seal on oma sidusus või need on võrreldavad momendid mõnes mõttes. Et lihtsalt seal päästis soomlast serv põhimõtteliselt.
Ma tahtsin korra veel tagasi tulla selle Dmitri Tursunovi juurde, et ma olen päris palju Aneti mänge nüüd viimasel ajal kommenteerinud ja mis Tursunovi puhul torkab silma, loomulikult, kui sa oled top 20 ATP mängija olnud, see kogemus, mis sul mängijana on, see on midagi sellist, mis on hindamatu kindlasti, kui sa saad oma õpilasele seda edasi anda. Aga teinekord, kui on sellised teravad momendid mängude sees olnud, siis ma olen vaadanud just kuidas see Dmitri Tursunov reageerib ja milline on tema nagu olek, et ta kuidagi suudab nendel momentidel olla väga rahulik, et näha on kuidagi et ta nagu väga ei prae seal pingi peal, et ja see tundub, et seda kõike ta on ka Anetile edasi andnud, sellepärast Anet räägib seda, et ta rõõmuga naudib ja mängib lihtsalt naudinguga tennist, et tundub sellist tüüpi karakter olevat just. Ma arvan, et ta on väga hea inimeste tundja või selline nagu psühholoog. Et ta tunneb, mismoodi inimene ja ka mängija nii-öelda väljaku peal toimib ja just see, et ta võib-olla iseendast on suutnud selle emotsiooni, mis tekib võib-olla nii-öelda võidu või kaotusega nagu kõrvale panna ja ta on ise nii-öelda särab seal väljaku peal ja see kõik kandub üle ka mängijale, et tal ei ole, mängija ei pea ka nii-öelda praadima kogu aeg, et võidan, kaotan, löön auti, löön sisse, löön ära, võidan, et see kõik kandub üle ka mängu ja läbi selle ma julgen öelda, et Anetil on tekkinud ka mängus võib-olla rohkem nagu aega tegeleda iseendaga, aega muuta taktikat, nagu sa siin välja tõid, ja siis ka kogu neid nii-öelda löökide mõistes, et ei ole vaja kogu aeg kuskilt nagu vasakule-paremale tormata, vaid sa ise suudad neid lööke tekitada ja kui vaja on joosta, suudad sealt veel mängida ja oled valmis mängima 1, 2, 3 ja ka 30 korra, kui vaja on. Et nagu Alepi mängus tegelikult ju Alepi pani ta teise seti alguses ikkagi väga sellistesse rasketesse olukordades, kus punktid olid ikka ülipikad. Ja ta keeras selle, võib-olla alguses natuke ebaõnnestus, aga Anetele keeras need punktidele päeva lõpuks nagu enda kasuks, et see on ju, kõik ta tunneb ennast nagu nii esiteks enesekindlana ja ta naudib, et hea on öelda küll, et mina naudin tennist ja siis sa kohe võidad, aga praegu nii tundub. Tursunovi puhul on ju tõesti see hea kooslus, et ilmselgelt tunneb nii-öelda hea inimeste tundja, see on ilmselge. Aga lisaks, et ta on ise olnud ikkagi tippmängija, et see kooslus on väga hea, sest et kindlasti sellised, kes võib-olla psühholoogilist poolt jagavad hästi, on veelgi palju inimesi. Aga kui sa ise ei ole selles mängukatlas olnud, nendes olukordades, mis on mängus ja just sellist ikkagi kõrgetasemistel turniiridel, siis on sul raske ikkagi kuskil mingil tasemel ma ei tea, kas see Emma Raducanu, kui ta oma treeneri peale suure slam'i võitu loobus, seal võis olla muuseas see moment isegi täiesti. Nii et väga hea selline kooslus on Tursunovi näol. Ja mina ei tea, Allar teab paremini, et tegelikult Tursunov nii-öelda Eesti tennisistidega üleüldse on vist kokkupuuteid olnud ka selles mõttes, et enne Austraalia lahtisid sageli ju seal Tais vist treeniti ja sa ei ole niimoodi Juusni oli vist see. Juusni ka, aga minu teada oli ka Tursunov oli ka seal pundis vahest, sest et Tursunov treenis ka Juusniga. Et nii-öelda juba sul oli eelnev võib-olla natuke kontakt Eesti mängijatega ka, et mingil määral, et selline hea foon veel lisaks sellele. Allar, Eesti tennisegala pole enam mägede taga, kas võime olla kindlad, et see üks klaasist väike kuubik läheb Tursunovi pihku? Eks seda ole siis nüüd järgmise nädala lõpuks näha, aga ma arvan, eelmiste aastatega või eelmise aastaga me oleme teatud teed läinud ja ma arvan, et täna on ikkagi Tursunov see, kes on kas siis nüüd täielikult või vähemalt osaliselt Aneti edu taga, et seda kindlasti ei saa nagu alahinnata või sellest ei saa mööda vaadata. Ja me oleme ikkagi tennisliidus selles mõttes me ei näe selles probleemi, mis on täiesti normaalne, et kui Eesti sportlasel on välismaa treener ja üldiselt vist ka Eesti üldsus on üldiselt aktsepteerinud, meil on ju ka üldse aastatreenerid nii-öelda. Michael Sears on seal top 5 saanud küll. Ja loomulikult võrkpallitreenerid. Reetu valitigi, nii et selles mõttes mina arvan, et see on väga hea tegelikult praktika. Reaalne töö, reaalne mõju nii-öelda sportlase arengu teele. See on ju väga oluline ja seda tuleb tunnustada. See jätab meist ka, mitte et me sellepärast ainult seda teeksime, see jätab meist ka väga soliidse ja hea mulje minu meelest.
Okei, aga viimane mõtteharjutus, kui Anetist rääkida, siis ütleme, et Anet läheb võidab ka selle Mehhiko ära, et kas aasta naissportlase kandidaat? Mul jäi ennem korra kummitama, et Riho korraldab selle aastalõpu Mastersi, et kus me teeme selle? Käärikul? Kõrgmäestikus, meie kõrgmäestikus. Alpi tuba on olemas seal. Hiiumaale tehti uus häll nüüd. Aga ei noh, jah. Ei no ilma pealtvaatajatest võid selle kas või kuudis kuskil seintega ära teha. Aga aasta sportlane või naissportlane, ma arvan, et see tuleb väga intrigeeriv lahing, et võib-olla siin on paslik see nali, Riho, mis sa alati räägid ka, mis on, kui Jarko Nieminen neist küsiti, kui ta oli maailma 13, et millal sa siis lõpuks sinna maailma tippu jõuad. Jaa, no et täna Anett võib-olla on selle numbri nagu üle löönud ja on seal maailma tipus. Eks Anetil on vaja kõigepealt saada B-kategooria sportlasest ikkagi A-kategooria sportlaseks. Siis saab alles hakata rääkima sellest. Läheb positiivses suunas. Ma kujutan küll, et tavaline spordivaatleja kuskil USA-s vaatab Eesti aasta sportlaste nimekirja, vaatab, et kuidas seal Anett esimene ei ole, et seal on keegi vehkleja. Et see võib nagu teistele ülejäänud maailmal olla päris nagu hämmastav. Praegu on selles mõttes huvitav situatsioon, et kindlasti parima tiimi saab meie ja loomulikult muidugi Katrin Reiser annab siin väga palju teatava võib-olla eelise see, et individuaalselt ainus medal ikkagi eelkõige ma isegi rõhutaksin seda momenti. Ja mängis päris tähtsat rolli ka tiimis. Jah, aga kui me võtame jälle niimoodi, nad on lihtsalt, see ongi see keeruline asi, et need on suhteliselt nagu võrreldamatud asjad. Ühtepidi on tennisistil 4 korda võimalus nii-öelda, tegelikult ka aastalõputurniir, ütleme 5 turniiri, kus on sul nagu 5 võimalust. Nagu suur tiitlit võita, kuigi on ka tenniseturniirid, mis on enne oma tasemelt suur slam'i proovi neid veel võita, mis kestavad ka praktiliselt 2 nädalat, eks on. Ma olen väga palju mõelnud, mul on olnud ideed, et ma tahaks kirjutada mõne artikli sel teemal ja ma ei suuda kuidagi seda nagu kokku panna. See on, ma saan ühtepidi aru ka teist poolt seisukohta, et olümpiamedal või ütleme, kui see oleks MM-i hõbe näiteks, mitte olümpiapronks, no siis oleks, ma ütlen, minu jaoks oleks ülekohtune, et Anett ei saaks juba praeguse seisuga. Ta ei pea seda aastalõputurniiri võitma. Aga jah, ma tean, et see on lõputu vaidlus tegelikult. Ma arvan, tenniseliidu seisukoht on siin väga selge. Kandidaat on ikkagi. Aga küsimus on, Gunnar, kas sina saad ju ka hääletada ajakirjanikuna või sina? Jah, minu seisukoht, ma ei ütle välja, keda ma sinna praegu kirjutan, aga te võite selle välja lugeda. Minu seisukoht on see, et meil on Eestis liiga suur olümpiakultus. Jah, mõnes mõttes küll, et mind vahest paneb see imestama, et kui näiteks olümpiamängud on läbi. Ma üldse nagu ei halvusta, aga mul jääb kuidagi see natuke kripeldama. Näiteks 4 aastat on veel. Kogu aeg käib üks olümpia jutt. Loomulikult sportlane valmistub, aga tal on teisi võistlusi ka ju vahepeal. Et nüüd olümpia sai läbi ja nüüd tuleb kindlasti jaanuaris-veebruaris mõni ülekanne. No kuidas sul see olümpia ettevalmistus on? Mis sul eesmärk on? Peaaegu 4 aastat. Et loomulikult nagu nii on sportlase see eesmärk. Et jah, ma ütlen ka, et võib-olla on seda natuke üle fetišeeritud. Jaa, aga võib-olla teistpidi võib-olla nagu kaitseks öelduna, me nii-öelda tennisinimestena me võistleme, ütleme 12 kuud järjest on ju iga just, aasta. Ma tõin ka selle korra välja. Meil 4 Grand Slami sama tähtsad ja siis see olümpia seal vahel, eks ole, mis on tegelikult ju üks turniir paljudes, kas siis sellel aastal või võta seal 4-aastases tsüklis, et ta võib-olla natukene nagu kaob sinna ära, et teistpidi on nagu hea olnud näha, et ikkagi mängijad hindavad seda ja kas või oma kohalolekuga, et võib-olla mitte vaadates viimast olümpiat, aga jah, meie poolt vaadates võib-olla ei ole see olümpia selline nagu särav olnud, et kindlasti on seal veel aasta jooksul vähemalt 4 turniiri, kui mitte öeldaks ole rohkem, mis sa ise Toomas näitena tõid, on suur turniirid veel ette. Ma sellepärast mõtlengi, et siin on natuke see võrreldavuse moment, et ma ei taha liiga teha selle sama, mida ka sina, Gunnar, juhtisid tähelepanu, sest tegelikult me peame arvestama ühte olulist nüanssi, me oleme väike riik ja väike rahvus ja selles mõttes jälle ma tulen jälle nagu justkui endale vastuolus, tulen nagu kaitseks, et tegelikult iga medal
on oluline ja tegelikult, kui sa vaatad, et Eesti sportlased, kes on edukad olnud, nad on ikka paganama huvitavad inimesed kõik ja tõesti isiksused, et ka Triina Leis, kellel pole sugugi lihtne, me teame ka viimase valguses, ütleme, siin nii-öelda tipus püsida, et ka ikkagi super sportlane ja ma usun, et tema ka veel, ta pole kindlasti veel oma viimast sõna öelnud. Ja üldse meie vehkled ja ka muude alade esindajad, et ka maadluses on meil siin hea perspektiiv ikkagi ja mida iganes, et me võime suhtuda sellesse alasse ükskõik kuidas. Et võib-olla natukene on vehklemises sellist, paljud ütlevad, et näiteks, et see on juba palju juhuslikkuse faktorit. Tegelikult ei ole, see ongi täpselt sama asi, et on konkreetne võistlus, kes on ebamugav vastane, kes mitte. Mosjolovil omal olümpial oli vist ameeriklane, kellega ta ütleski, et see ongi mulle üks kõige ebamugavad vastaseid. Ei vedanud loosiga, natuke ja võistluse algfaasis oli, tegelikult oli olümpia, kus ta oleks pidanud tegelikult kulla võitma. Venezuela vehkleja vist võitis, nii et siin on, et tegelikult on, alad on erinevad, aga omamoodi see psühholoogiline taust ja need momendid on seal tegelikult, mõned asjad on ikkagi väga sarnased. Minu arust on vehklemine tennisele kõige sarnasem ala nii-öelda psühholoogilises mõttes. Et sul on samasugune tabel, sul on vaja võita nii-öelda, ütleme 32 hulgast sa hakkad või 64 hulgast ja 5-6 vastast samamoodi nagu tennises, et võita lõpuks see turniir, et hästi sama ja ongi, kes on ebamugavam, kes on vasakukäeline, kes on paremakäeline, et hästi nagu sarnased printsiibid või põhimõtted. Jah, tegelikult seal on sarnasus selles osas kindlasti, jah. No õnneks või kahjuks ega sellest tiitlist midagi ei muutu Aneti jaoks ja eks nende võrreldamatute asjade võrdlemine on üldse tänamatu tegevus, et tore oleks, kui lihtsalt tunnustatakse parimaid ja nii on, et see kurb on, kui spordiinimesed hakkavad nagu üksteist maha tegema ja seda on nii palju alati selle aasta sporditiitli jagamisel, et Katrina Lehis on tubli ja Anett on tubli ja täpselt. Ja nii ongi. Ja see peab olema maha tegemine. No jaa, aga ikka kiputakse võrdlema ja siis rääkima, et see jala on ikka tähtsam ja see on ikka suurem kui see jala ja kõik see, et jah, et kas ujuja võib olla parim. Aga proovi ujuda. Ameerikas ja Austraalias on nii palju ujujaid, et ülikooli spordis populaarne proovi seal läbi lüüa. No proovi. Pluss veel teatud aladel on ju ka spetsiifika sellest, mis regioonis oled sündinud. Jah, ma arvan, me võime kõik öelda, et kui ikkagi meie naiskond vehkles kullatiitlina, siis kõik istusid kodus ja pulss oli kõrge ja elasid täiega kaasa, nii et see oli fantastiline moment ja hetk. No ütleme, närv oli ikka põhjas. Oota, kelle me valisime siis? Me veel vali. Tegelikult tahtsin me siia saate lõppu veel natuke rääkida, aga esiteks sellest, et mis kõik seal aastalõpu turniiril mängus on, aga ma arvan, et me seda ei jõua, sest aeg on raha teatavasti ja siin inimesed kiirustavad ära. Aga kas keegi on välja arvutanud, kui kõrgele võib Anett edetabelis üldse tõusta maksimumpunktidega? No mina arvutasin ja mul on need punktid ka ees tegelikult, et minu teada on variant 3-7, no 7. ta peaks igal juhul tõusma. 3. oleks nagu maksimum, kui ta peaks selle turniiri võitma niimoodi ära, et ta saab 1500 punkti. Aastalõpu turniiril on siis niimoodi, et iga kaotuse eest saab mängija 125 punkti ja lisaks, kui ta selle matši alagpris võidab, tuleb veel 125 punkti, ehk siis 250 punkti. Poolfinaali jõudmine eraldi punkti ei anna, aga kui sa kvalifitseerud finaali, saad sa veel 330 punkti ja võitja siis veel lisaks 420. Et Anetil on väga palju vahel seal. Tegelikult on seal ikka väga palju vahel. See on, ei saa nüüd niimoodi öelda, et kõik on tehtud ja suurepärane tulemus saavutatud, aga kui nüüd võtta nii-öelda arvesse järgmise aasta algust, siis selle turniiriga on võimalik Anetil väga palju veel tõusta. Teoreetiliselt on võimalik Austraalia Openit alustada 3. asetusega. No, teoreetiliselt on see võimalik. Loodame, et reaalselt. Absoluutselt. No isegi 7. asetust. Mina usun, et on reaalne, kõik on reaalne, kõik on võimalik seal, kõik on võimalik. Tal on selles mõttes ka tõesti hea põhi loodud järgmiseks aastaks, et need punktid, mis ta nüüd siin aasta lõpus on loppinud ja võidud ja need jäävad ju pikalt püsima, nii et sul on see nii-öelda mõnes mõttes stardipositsioon on hea. Ja tegelikult oleks tahtnud ka Pahva Openist rääkida, võib-olla ma küsin Toomas sinu käest, et sina neid mänge seal Pärnus eelmisel nädalal kommenteerisid, mis on see üks asi, mille sa võib-olla kõige rõõmustavamana Eesti tennise kohta sellelt turniirilt välja võtad? No ikkagi ei ole midagi teha, ma korra mainisin, et Mark Lajali esitus esimesena asetatud ja pärast küll finaalis kaotas soomlane Patrik Niklas Salminen, kes on muides ka juunioride tasemel olnud maailma 20, aga on jäänud sinna toppama ITF-i karusselli.
et see mäng, ma olen Margi mänge näinud vist kuskil 3 mängu elu jooksul ja ma ütlen siis tulemuse ka 4-6, 6-3, 6-7 ja kiire lõpp on küll 17-15, 15-17 siis tema poolt vaadatuna. Väga hea mulje, et tal ei olnud muidugi, ütleme, võib-olla oli psühholoogiliselt selles mõttes ka hea mängida, et sul nagu veel kaotada ei ole midagi, aga ta väga vajas tegelikult, väga vaja seda esimest head võitu ITF-i turniiril. Ja esimest ATP punkti. Ja, et väga hea mulje jättis. Sai esimese ATP punkti? Ei saanud, sest ta oli ju vaba pääsmega ka seal, no ma ei tea, seal on nii naistel ja meestel on veel erinev see punkt. Juunioride ja pääse nii-öelda. Ja peab ikka ringi võitma ja et see on ikkagi nagu võtmeasi ja tegelikult ütleme, et ega ka Kennet Raismaa ja Vladimir Ivanov tegelikult mängisid päris hästi ja Ivanov oli tegelikult päris lähedal ju turniiri võitja Šveitslase Remi Bertola võitmisele, seal oli päris palju momente, võib-olla mingil määral ka väsimus äkki Vooval mängis rolli ja seal oli ka see, et võib-olla alustas natuke Šveitslane mitte kõige paremini mängu ja ka Kennet kaotas ju samuti ju 3 setis samale soomlasele, nii et tegelikult üldiselt läks minu meelest see mulje vähemalt, mis mängu näidati, jättis mulle, kui ma eeldasin, kui ma tulin turniirile kommenteerima, siis see pilt oli ikkagi, ma ütlen ausalt, oli parem. Aga muidugi, see oleks muidugi super, kui oleks Mark Lajal võitnud oma avaringi mängu ja seal oli 5 matšpalli, kui ma ei eksi. Aga selge, tõmbame tänasele saatele joone alla, ma arvan, et tuli päris hea saade ja ma arvan, et järgmist nädalate jooksul on põhjust neid häid saateid siit matšpallilt veel oodata. Meil on üks väga magus külaline novembri lõppu juba broneeritud ja kes teab, äkki saame ka Mehhikost veel juttu teha, eks ju Riho? Ikka. Vihjeks võib öelda, et vilksamisi on televaatajad juba näinud seda külalist viimaste ülekannete jooksul. Väga salakaval. Väga salakaval. See Draakula sealt. Maski taga. Draakula ei olnud. Võib-olla istus samal toolil, ma ei pannud tähele. Aga aitäh teile praegu ja kena päeva jätku. Aitäh kõik head saatesse osalejatele. Kui Blockladder käiks jahil, ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes või leibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid, pikkade küüniste ja giljotiin hammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit.